selle kuu auto valimisel oli meil siin päris palju vaidlusi. Põhiliselt olid muidugi siin teemaks ikkagi nagu ikka maasturid ja crossoverid, aga kuna me nüüd eelmine kuu valisime sellise kallima otsa maasturi, siis me mõtlesime, et seekord siis võiks nagu võtta just sellise teise äärmuse ehk siis sellise kõige odavama uustulnuka maasturite klassis. Ja selleks siis lõpuks siis sai Suzuki Vitara. Ja Vitara on selles mõttes igati tubli auto, ma kujutan ette maastikul. Ma küll pean tunnistama, et ma ise ei ole temaga sõitnud veel, aga arvestades seda, et tema tühimass on alla 1200 kilo ainult ja korralik nelikvedu ja erinevad need ultraküppsüsteemid, et ma usun, et maastikul peaks auto ennast igati õigustama. Sina oled aga sõitnud, et ma tean, mis sa arvad? Vitara on selline auto, mida ilmselt vanadest aegadest päris paljud mäletavad, et mõned aastad tagasi, aastakümned tagasi oli ju samasugune tegija nagu praegu Škoda superpolitsei autona, aga seekord loomulikult ajad on teised ja seda ostavalt täitma ikka. Maastikul sööb see auto tõesti oma hinnale vastavalt ja rohkemgi tööd ära. Üldse hinna ja varustuse suhe on see asi, mille pärast see autoga väga silma torkas, sest et kui seda varustusnimekirja vaadata, siis sealt leidis ikka selliseid asju, mida selle klassi autodelt tegelikult väga ei ootakski. Välimus samuti, et toob silma ette nii vana klassikalise Vitara kui ka need uuemad mudelid ja ma kujutan ette, et olukorras, kus Suzuki on siin vahepeal pildilt ikkagi üsna ära olnud, on selle autol leedlus, et ta sinna pildile tagasi tuua. Väikene tõrv sinna amepotti muidugi ka ikkagi, et auto on odav ja kuskilt peab see välja lööma ja kui välimusest sellest aru ei saa, siis sisemuses kahtamata see välja tuleb, aga taas sellise raha ja sellise sõiduomaduste ja maastikuomadustega autot selles hinnaklassis mul praegu meelde küll ei tule. Mis lähiajal tulemas on? On teil väike selline ülevaade ka, et mis võiks olla? Meil saab kahjuks saade läbi, järgmine kuu veel saame kuu autot valida, aga see on selleks ka kõik, et selles mõttes mingi paar kuud jääb meil õhku. Mis tulemas on? Tegelikult tulemas on päris palju autosid, sest nüüd hakkab kätte jõudma see aeg, millal Genfi autonäituse esitlused hakkavad nüüd riburadapidi kohale jõudma. Ehk siis mis siin esimesena lööb kohe pähe, et Hyundai'l tuleb näiteks uus i20, mis on tõenäoliselt päris huvitav auto. Mazdal tuli uus 2, ütleme siin väike autode klassis on päris mitu. Autod on ikka seal Genfis päris korralik, loomulikult crossoverid, maasturid need ei kao kuskile, nii et selles mõttes on kahju, et see Sattvari meil just nüüd läbi saab, kui korralik lõikus hakkab just tulema, aga eks loodetavasti läheme sügise poole edasi, sest et elu näitab, et ühtegi sellist kuud, kus me ajakirjas ei peaks veergu nüüd Eestis millega ära täitma, seda pole veel juhtunud, alati on seal vähemalt 5-6 autot võtta ja ma usun, et valida on edaspidi.